Tere kõigile. Mina olen Taavi. Tere, mina Aivar. Me töötame mitte otseselt koos, aga pikalt oleme koos töötanud. Ja mul on hästi hea meel rääkida täna mitte potentsiaalselt tulevasest Eesti eduloost, aga tegelikult üks edulugu, mis täna juba toimib, on meie finantssüsteemi järjest ägedamalt finantsmaailma kaardile viinud ja mida levitamisele teie kõik saate loodetavasti kaasa aidata. Ja me räägime sellest, mis tänaseks Eestimaal tehtud on ja ka sellest natuke, kuhu see on nagu maailmas edasi liikumas. Ja mina olen siis ettevõtja, kunagi aitasin Skype'i üles ehitada, siis aitasin TransferWise üles ehitada ja nüüd ehitan oma ettevõtet Salv ja just tehnoloogia ja andmeteadlase poole pealt. Ja Aivar saab 2 sõna. Ma ütlen sulle, lihtsalt minu jaoks on see, et kui ma mõtlen James Bondi peale, siis tuleb kohe selles finantskuritegevusvastase võitluse maailmas tuleb Aivar silma ette ja selles, mida sa teinud oled, aga ka see, et kui Bondi filmi alguses tavaliselt on see, et Bond on kuskile läinud niimoodi aja maha võtnud kuskil eksootilises kohas puhkeb, on nagu nurka visanud kõik pillid ja siis otsitakse üles, tule aita jälle mingit jama lahendada. Et Aivar väga tugevalt paralleelid sellega, aga võib-olla siis järgid 2 sõna veel. Aitäh, Taavi, sellist komplimenti pole veel saanudki, et mina siis Aivar ja mina olen liikunud siis võib-olla seal, kus rohkem vaja on olnud erasektori ja avaliku sektori vahet, aga nüüd siis kokku kohe saab täis 23 aastat siis rahapesu tõkestamist ja seda siis riigi ehk rahapesu andmebüroo poolt ja seal olles 2 korda ja nüüd 2 korda olnud pangandussektoris läinud edasi tagasi ja üritanud selle valdkonna nii-öelda arendamisel siis oma panus panna. Täna hetkel värskelt oma viimasest nii-öelda palgatöölt lahkunud. Tõesti puhkan, nagu siin see paralleel oli, aga kui vaja on, siis ma ikka tulen räägin, et see rahapesu tõkestamine ilmselt ikkagi mingil kujul minu elu ja kirg võib-olla siis on. Väga hea, aga lähme edasi siis sisu juurde. Et miks me räägime rahapesust, et see kõlab selline valgekraed mingisugused pankurid või ma ei tea, poliitikud hangeldavad midagi tegevusena, aga tegelikult on draama selles, et sellele rahapesule eelneb mingisugune päris kuritegu või tihtipeale ka terrorismi rahastamisel järgneb mingi järelkuritegu. Et kui vaadata neid pilte siin, et illegaalne rohelise looduse hävitamine, mitte ainult elevandikihvadega, kogu metsaröövimised, prügimafiad, kõik muud asjad, plastiku merre vedamine, on see inimkaubandus. Need slaidid tegelikult said valmistatud ette enne 24. veebruari, ütleme sama sarnane jutt, et siis me vaatasime seda, kus Euroopasse toodi. Keegi teenib raha selle pealt, eks ole. Samamoodi narkokaubandus kuskilt Mehhiko USA vahel, ma kujutan ette võib-olla Tallinna tänavatel ka, siiamaani võib-olla narkootikume müügil, keegi teenib selle eest hulga raha, eks ole. Ja lõpuks lõpeb, nagu me uudistest kuuleme, Londoni luksuskorterites või Prantsuse villades või jahtides. Ja rahapesu ongi see, mis need 2 äärmust kokku viib, et ühtepidi see kuritegevus, mis hävitab inimeste vara ja teistpidi siis luksuselu, mida need kuritegevuse põhjustajad, tegijad omavad. Et siis rahapesu käib suuresti läbi finantssektori. Uuringute järgi umbes 80% sellest kogu mustast rahast, mis maailmas ringleb, liigub läbi finantssektori. Ja see on see, miks on oluline see rahapesu vastane võitlus ja efektiivistamine ja ütleme, tänases maailmas, kuna see sõda mõjutab ka finantssektorit väga palju, siis on nagu teadlikkus inimestel palju rohkem kohale jõudnud, et mis see rahapesu paha on. Ütleme, kui ma ei tea, iga päev on uudiseid sanktsioonidest, et Euroopa Liit ja USA tulevad uute sanktsioonide lainetega välja. Ega sanktsioonid ise ei ole uus asi, see on nagu vana asi ja ütleme, kui USAs olid terrorirünnakud, siis pandi hulga Afganistani, Pakistani inimesi pandi musta nimekirja, aga eurooplastele enamasti see tundus siuke, et üks Ahmed või Mohamed kuskil listi sees või taga, et täideti loomulikult seda, kuna see oli kohustuslik seda kontrollimist ja otsimist, aga ei tekkinud isiklikku suhet. Et täna on see, et eurooplased tunnevad väga selgelt isiklikku kontakti selle sõjaga ja sõbrad, tuttavad, kolleegid, kes seal on. Ja sellepärast see rahapesu tõkestamine, sanktsiooni rakendamine läheb palju rohkem korda selles maailmas kui kunagi varem. Et see mingis mõttes on see tsükkel tohutult palju kiirenenud. Ja
mis mõned näitajad või numbrid, et see on nagu see, kui palju raha pestakse maailmas, see on hinnanguliselt mingi sama palju kui Saksa majandus või Jaapani majandus on suurusjärk, eks on mingi 4 triljonit eurot ja häda on selles, et sellest väga väike osa leitakse üles või enamus ei leita sellest üles, et väga paljud finantsasutused ja riigid tohutult palju panustavad sellesse, et midagi kinni pidada ja ennetada seda rahapesu. Tegelikult 99% hinnanguliselt läheb ikkagi läbi selle süsteemi ja jõuab ikkagi sinna samma luksuskaupadesse välja või mujale. Hoolimata sellest, et finantssektor kulutab seal sadu miljardeid selle peale, et midagi tõkestada. Ja samamoodi, miks samas pangad on seal keskel, on see, et ikkagi pankadest iga 4. hiljuti on saanud trahvi sellepärast, et nad ei ole võib-olla suutnud jälgida neid nõudeid nii, nagu on pidanud jälgima. Et see on nagu meeletu probleem. Ja nüüd natuke nüüd süvitsi minnes, et kuidas rahapesu nagu sünnib või toimib. Et see on see koht, kus Aivar on kindlasti lähemalt näinud seda maailma. Rahapeseid oma silmaga. Jah. Ja kindlasti olen näinud. Aga üldse see kuritegevus on selline ajas muutuv asi, et kui kogu see rahapesu vastane võitlemine peale hakkas, siis tegelikult kogu teema oli narkootikumid. See oli see suur asi, mis jämedalt 70-ndatel ikkagi väga palju inimesi rikkaks hakkas tegema ja sealt hakkas tekkima esimest korda lähiajaloos, kus nagu hästi palju raha tekkis kurjategijatele kätte väga lihtsasti. Sellepärast, et see nii-öelda see oma kapitali tootlus oli seal ikka kosmiline ikkagi. Siin on lugusid, et omal ajal iga investeeritud dollar või $100 tagasi. Ei tundu nagu palju, paneme natuke nulle lõppu, 10 000 saab juba kui palju, juba päris hea on ju, 10 000 krabiks kokku ja siis sealt edasi on ainult kosmose. Aga tollel ajal oligi võib-olla suur vahe tänasega võrreldes see, et see 70-ndate rahapesu ikkagi üldjuhul algselt nägi välja selline, et kurjategija teenis oma tulu, siis üritas seda pesta ka, kui vaja oli. Küsimus on, kas üldse vaja on pesta, aga juhul, kui ikkagi riik hakkab huvi tundma, siis hakkad juba pesema ka. Ja tollel ajal ikkagi oli kogu see raha teenimine, rahapesu ja raha kulutamine ikkagi nagu ühes kohas. Siis mis tänaseks muutunud on, siis võib-olla narkokaubanduse kõrval, ka narkokaubandus on muutunud selle koha pealt. Aga teine suur kuriteoliik, mis võib-olla annab võib-olla isegi kõige suurema osa tänasest pestavast rahast on siis küberkuritegevus, siis seal on nagu ekstra näha seda, et see ei ole nii nagu vanasti maffiagrupeeringud oligi, et sul ongi see Al Capone, siis tal on nii-öelda seal mingi nii-öelda see kõige tähtsam nõunik ja siis on mingi brigadirid ja siis nii edasi see hierarhia läheb, aga tegelikult see on kõik üks struktuur. Siin pildil võiks selle pildi nagu teistpidi keerata, et see kaabuga mees on seal üleval. Aga tänasel päeval juba see kuritegevus näeb hoopis teistsugune välja, et kõik spetsialiseeruvad, et kõik teevad asja, mida nad oskavad ja küberkuritegevus on nagu eriti hea näide. Ongi inimesed, kes oskavad teha pahavara, istuvad arvuti taga, teevad valmis ja müüvad seda. Müüvadki siis teenusena tükikaupa, kuidas iganes. Siis teised inimesed on need, kes suudavad leida ohvreid, tegelevad ka ohvrite leidmisega. Kolmas grupp inimesi on need, kes suudavad ohvritelt raha kätte saada. 4. grupp inimesi on need, kes leiavad variisikuid, kelle kaudu neid rahasid liigutada. Ja just erinevalt sellest hierarhilisest kuriteost, siis tänasel päeval on pigem selline networking tüüpi spetsialiseerunud erinevates valdkondades kurjategijad. Ja sellest tulenevalt ka näiteks politsei puhul, kui sa nüüd mõtled, et oligi siin varasemalt, et sa võtsid mingi narkogängi maha, siis sa saidki kogu selle info kätte, panid kõik inimesed vangi. Aga tänapäeval ongi see, et isegi kui sa saad kätte kellegi, sa saadki kätte nagu ühe jupi ainult sellest, kes tegelikult võib-olla suure tõenäosusega ei tea, kes on nagu kuskil selle pahavara teinud, kes on see raha liigutamise taga, et tema on võib-olla see nii-öelda selle money mule'ide juht ainult, et tema ongi Eestis, otsibki inimesi, palkabki inimesi selleks, et saada kontosid, kus kohas see raha läbi lasta. Tal võib-olla tegelikult õrna aimu, kes on tegelikult selle sama kuritegeliku skeemi erinevad otsad. Ja eriti on siis see finantsmaailmas, et kogu see kuritegelik raha liikumine on ju selline, kus tegelikult sul on väga raske mingit snapshoti tehes aru saada, et kuhu see jõuab ja kus kohas alguspunkt oli, et sa tegeled kogu aeg väga killustunud informatsiooniga ja seda isegi nagu politsei tasemel. Ja kui me võtame nüüd panga tasemel, kes näebki tihti peale võib-olla, ütleme, ma ei tea,
50 seotud tehingust näebki ainult sisse tulevat tehingut ja välja minevat tehingut. Aga see, mis on juba järgmises pangas ja sealt edasi makseasutuses ja sealt edasi virtuaalvääringu teenuse osutaja juures, seda see pank ei näe, ei tea, ei saagi teadma. Ja siis ongi küsimus, et kuidas sa üldse nagu tõkestad siis tänapäevas kuritegevust ja seonduvat rahapesu, kus sul tegelikult kogu see info nii laiali ja just kus on ka ootus, et tegelikult pangad ju peaksid just nagu tohutult palju tõkestama ja siin on ka öeldud, et pangad ongi võib-olla kõige peamised kohad, kes seda rahapesu tõkestada, ja kuidas sa siis teed, kui see info ongi nii killustunud. Ja see ongi siis üks probleem, mida siis Taavi üritab lahendada. Ja täienduseks veel edasi, et kui te mõtlete, kogu aeg räägitakse sellest, et täna ei ole maailm enam endine, mis ta oli. Ja selles finantskuritegevuse mõttes on 3 olulist trendi, mis nagu meie ümber toimuvad, mis on mõjutanud seda kuritegevuse keerukamaks muutumist ja massilist kasvu. Et üks on sama see fintechi revolutsioon, mida me kõik naudime startuperitena ja e-riigi kodanikena igasugu ägedad uued tehnoloogiad tulevad välja. Krüptotehnoloogiatest oli juttu, aga ka sama TransferWise'id ja muud. Tegelikult nad juba ägedad on nii eraklientidele kui äriklientidele tohutud võimalused, aga samal ajal see on tegelikult avardanud võimalusi ka kurjategijatele. Kas või samad välkmaksed, millest mul on juba hea meel, et ma oma LHV kontolt saadan kuskile teise Euroopa Panga kontole raha, mis liigub koheselt. Aga seda kasutavad ära ka pätid, kellel on võimalik tohutult palju kiiremini seda musta või varastatud raha edasi liigutada, eks ole. Samamoodi see avatud pangandus, open banking API-d, mis jällegi annavad võimaluse integreerida automaatsemaid teenuseid selleks, et raha kiiremini, ka musta raha kiiremini läbi liigutada, eks ole. Et see on nagu üks suur alus, mis on muutnud seda kurjategijate elu lihtsamaks ja rohkem tehnoloogiakesksemaks ja kiiremaks. Teine suur muutus, mis oli siin see COVID-i laine, mis on lained, mis siin olid ja ma ei tea, Hiinas käib siiamaani, eks ole, mis on tegelikult muutnud paljusid inimesi tuimemaks või rumalamaks või passiivsemaks, igal juhul nendelt raha äravarastamine, see kuritegeliku raha tekitamine on muutunud palju lihtsamaks, et seda mitte ainult Eestis, vaid jällegi üle Euroopa ja laiemalt maailmas on väga palju, ma ei tea, 100 miljoneid või miljardeid tuuri pandud inimeste käest, kes COVID ajal istuvad kodus ja saavad ootamatult kirju investeerimisvõimalustega või armastuspakkujate käest ja nad saadavad raha kuhu iganes, eks ole. Et see on nagu teine suur trend, mis on toimunud ja kolmas on siis sama sõjaolukord, millest ma siin rääkisin, mis tegelikult järjest rohkem pöörab tähelepanu oligarhide rahade liigutamistele, samad sanktsioonieritud inimeste jälitamisele. Ja siin sama see võrgustiku näide, üks mis on, tuuakse välja see sama, et ma ei tea, Sergei Lavrov pandi sanktsioneeritud nimekirja, et tema varad peaks olema külmutatud Euroopas või maailmas igal pool, eks ole, enamasti. Tegelikult, mis on toimunud, ega tema ja teised sarnased inimesed ei ole rumalad, nad on juba ammu aastaid tagasi selle vara ja tehingud, pangakontod mitte oma naise või laste nimele teinud, vaid oma 3. või 4. järgu kontaktidele teinud, eks ole, inimestele, kes esindavad neid. Korterid, mida Inglismaal omatakse või kuskil mujal, ei ole omatud mitte nende sanktsioneeritud inimeste poolt, isegi mitte nende firmade poolt, vaid nende sõprade firmade poolt, eks ole. Ja siis, kui on vaja ühte seda korterit kellegi osta või müüa, et siis ka, et selleks, et seda tehingut ei märgataks, ei müüda mitte korterit, vaid müüakse see mingisugune varifirma kellelegi edasi, eks ole, toimub firmade müügitehing, mitte kinnisvara müügitehing, eks ole. Et see on see, miks need sanktsioonid näiteks on hästi olulised, aga sealt, kui seda võrgustikku mitte arvestada, siis nad on suhteliselt kasutud, eks ole. Ja see on see, mis ka pilt illustreerib või kuidas iganes seda visualiseerida, et kui finantsasutused enamasti tegutsevad üksinda või ütleme, see koos tegutsemine on väga piiratud, siis tegelikult kurjategijatel on ammu enne meid juba see võrgustikud toimivad ja väga efektiivselt toimivad ja seesama see tööde jaotus on paigas. Ja nüüd jõuame Eestisse, et miks meie siin oleme päris hästi positsioneeritud selleks, et sellist suurt globaalset jama proovida lahendada ja meil on häid tõendeid selle kohta, et me suudame seda teha. Et siin 15 aastat tagasi ja 10 aastat tagasi ütleme, pangandussektoris võib-olla võeti rohkem riske kui tänapäeval kombeks. Et oli, kes veel mäletab võib-olla, et oli väga levinud see, et Eesti võiks olla nagu sild ida ja lääne finantside vahel, et kui Soome on lennunduses, veab inimesi ida ja lääne vahel, et siis Eesti võiks olla see riik, kes on finantssektori mõttes liigutab rahasid
piirkondade vahel ja panganduses võeti nagu suuremaid riske ja lugeda tollased artikleid, et siis oldi väga uhked selle üle, kui palju meil on Idamaa, Venemaa kliente, suurkliente rahasid liigutamas, eks ole. Ja mingis mõttes võib-olla tol ajal oligi ajastu märk, et see oli võib-olla õige, võib-olla vale, aga siin 2018 hakkas tulema välja jamasid, võimalikke jamasid pankadest, kus ei olnud asjad kõige paremas korras. See on 2 eraldi dimensiooni, üks on see, et kas on päriselt kuritegeliku raha liigutamisega tegeletud. Teine variant on see, et kas oldi nagu vastavuses seadusandlusele, kas jälgiti neid nõudeid, mida pidi jälgima, eks ole, 2 eraldi taset, eks ole. Aga igal juhul tabasid suured skandaalid siinseid Skandinaavia pankasid, oli Eesti ja Rootsi ja Taani vaheline riikide vaheline brändi või PR-i kemplemine, kus siis üksteise suhtes lobiti pori ja kui te vaatate tollased ajaleheartiklid jälle, et kui palju tegelikult ka välismeedias Eesti sai omale musta märki külge, eks ole. Aga positiivne on see, et me õppisime sellest jamast ja me ei kukkunud käpukile, me ei pannud oma finantssektorit kinni, ei lukustanud ennast siia väiksele territooriumile, vaid tegelikult me õppisime nendest jamadest nii kommunikatsiooni poole pealt, aga ka rahapesuvastase võitluse poole pealt ja kuidas riiklikult neid asju nagu parandada. Ja seadusandlikult tehti palju suuri reforme. Euroopast tulevad nagunii direktiivid tulevad peale, eks ole, mida me peame järgima. Aga tuli ka seesama rahapesu tõkestamiseks, efektiivistamiseks tuli meie oma Finantsinspektsioon, meie enda rahapesu andmebüroo muutusid targemaks ja tugevamaks ja läbi sellega pangandussektor, eks ole. Siin on hea paralleele tuua, kui te mõtlete küberrünnakud Eesti vastu 2007, mis olid ka dramaatilised, meie IT-sektori infrastruktuurid kannatasid ja me oleks võinud ka öelda, et me ei taha e-riik enam olla, et me lõpetame ära selle jama, eks ole. Aga ei, me tegelikult õppisime sellest, täna meil on NATO küberkaitsekeskus ja täna me õpetame, aitame teisi riike, kuidas küberrünnakute vastu võidelda, eks ole. Et selles finantssektoris, finantskuritegevuse mõttes me liigume tegelikult sama rada pidi, kus me olime selles küberrünnakute kontekstis. Ja tänaseks meil on alates eelmisest aastast on tõsiselt maailma üks juhtivamaid finantskuritegevuse vastaseid tehnoloogiaid ja edulugusid, mida me koos Eesti pankade ja regulaatoritega oleme ehitanud ja mida me nüüd levitame üle maailma edasi. Tahad sa midagi täiendada või? Ei, ma arvan, sa võtsid hästi kokku. Aitäh. Ja mis me tegime oli see, et 1,5 aastat tagasi juba 4 panka, LHV, Swed ja SEB ja Luminor tulid kokku. Meie tulime kokku kui tehnoloogiapakkuja, tehnoloogia arendaja, pluss veel meie oma Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja andmekaitseinspektsioon tulid kokku, et okei, võtame selle sama kuritegevuse võrgustamise, mis on või võrgustanud kuritegevuse ja proovime seda võrku võita siis heade ettevõtete, heade inimeste võrgustikuga, ehk siis nagu it takes network to beat the network. Ja panime töögrupi kokku, kus hakkasime mõtlema, et kuidas pankade vahelist intelligentsi, pankade kuritegevuse vastast võitlust pidavate tiimide intelligentsi koondada, vahendada üksteisele, vihjeid jagada. Ja see oli päris intensiivne mõtteprotsess, mis kestis 9 kuud kuni siis eelmise aasta suvel. Meil oli valmis arusaamine, et milles info vahetamine, milles võrgustumine pankades võiks seisneda. Meil oli juriidiline analüüs tehtud, et juriidika lubab neil omavahel infot vahetada pankade klientide kohta, kes on teatud rahapesu kahtlusega, teatud terrorismi kahtlusega. Ja kolmandaks meil oli tehnoloogia olemas selleks, et tõesti turvaliselt, krüpteeritult, skaleeruvalt, mugavalt infot liigutada pankade vahel. Ja hakkas käivitus pilootprojekt või katseprojekt, kus siis 4 vaprat panka heade regulaatorite heakskiidul siis hakkasid infot vahetama omavahel ja üllatuslikult kõigile osalistele sellest asjast oli päriselt kasu. Hakati leidma nii neid samu pettusi, maksepettusi, varastatud raha, hakati leidma tõsist rahapesu kahtlust, hakati lahendama sanktsiooni võimalikke pihtaminekuid ja lisaks 4 pangale väga kiiresti tulid peaaegu kõik teised Eesti pangad ka sinna punti juurde. Et 4 pealt 10 peale kasv tekkis seal mingisugune paari kuuga ja tänaseks on seal juba ka mitmed mittepangad liikmed, kes on tuntud Eesti
Eesti finantstehnoloogia edulugude osad ja järjest rohkem nagu ettevõtteid tahab sinna tulla, sellepärast et see võrgustik ja see kommuun, mis ümber tekkis, oli nii võimas. Kas sa siin soovid kommenteerida? Ma ei tea, kas see ongi nagu hea koht rääkida natuke seda ajalugu ka, et siin võib nagu tunduda, et issand jumal, tänapäeva Eesti e-mailid olemas, kunagi sai ka paberi peal kirju saata, et kuidas siis nagu, kas pangad tõesti ei vahetanud omavahel üldse informatsiooni, siis võib öelda, et vahetati küll, aga väga harva ja väga sellise alati kahetise tundega, et kas ikkagi päriselt saab ja tohib ja kas me ikkagi tahan ja see on nagu väga erinevad dimensioonid, miks seda nagu tegelikult ei tehtud. Ja võib-olla nagu selle projekti alguses nagu alati skeptikuid ja peabki olema, sest see nagu minust aitab igat projekti edasi, kui keegi on skeptiline. See oligi küsimusi, et ma mäletan, üks inimene küsis, et milleks meile seda kõik vaja on. Meil on ID-kaart, meil on krüpteeritud meilid, kui ma tahan küsida kellegi teise panga käest, ma teen selle krüpteeritud kirja, saadan vastuse, ma võin selle panna dokumendi registrisse, kõik on ametlik, kõik on nagu lubatud, kõik on turvaline. Aga siin ongi üks häda see, et kogu see pankadevaheline infovahetus on hästi vähe toiminud ühelt poolt sellepärast, et kuigi võib-olla Eestis see pangasaladus ei ole nagu üldtunnustatult nii üli oluline, siis paratamatult nagu pangasaladust ikkagi peetakse, kui tuleme selle eelmise teema juurde, selle terviseandmete kõrval ikkagi väga konfidentsiaalseks. Ja see valdkond on just ühelt poolt küll nagu üli ära reguleeritud, aga rahapesu puhul on jäetud nagu aken, et põhimõtteliselt võib. Aga mida see põhimõtteliselt võib, see on nagu tegelikult natukene hägune kõigile olnud. Ja me isegi tahtsime Rahandusministeeriumilt kunagi, et kuulge, et andke meile korralikud suunised, millal, kuidas me võime. Rahandusministeerium siis ütles, et te peate ikkagi selle välja ise mõtlema. Ja tegelikult ma olen väga tänulik, et me ei läinud seda teed pidi, et see praegune lahendus on kindlasti kokkuvõttes oluliselt parem. Ja mis tuleb selle krüpteeritud meilide juurde, et kui see on niikuinii skepsis, et kas ma saan ja kas on ikkagi õige, siis teiselt poolt hakata krüpteeritud meile tegema, siis sellega ka keegi praktikas lihtsalt ei tegelenud. Et jah, see võib öelda, et tehnoloogia oli olemas selleks ju, aga see oli ikkagi väga ebamugav ja praktikast ei olnud harjumuses ja ei olnud ka õige protsess ega pankades endis. Ja kui nüüd päris aus olla, siis pangad omavahel vahetasid üliharva sellist informatsiooni, kus on isegi kahe panga vahel makse ja sul on nagu sa menetled seda ühe panga poole pealt, see on üli harva, kui küsiti teise panga käest, et kuulge, et teie kliendiga seotud makse siin, et mis teie seal näete või teate või teete või arvate. Et praktikas seda infovahetust võib öelda, et sisuliselt eriti ei olnudki. Ja esialgu oli ka tunne, et kui palju seda siis ikkagi vaja on ja kui nüüd juttu tegelikult oli juba, et siin viimaste aastate üks suur muutus on olnud siis see küberkuritegevus ja just jah, kui me mõtlema hakkame, siis ka Eesti meedias ju hakkasid kuskil eelmisest suvest nagu rohkem artiklid tulema, et inimesed jäävad oma rahadest ilma. Siis ilmselt see oli pluss, et oligi see küberkuritegevus hüppeline kasv ka Eestis ja samal ajal oligi siis salv jõudis pilootfaasi ja need esimesed kaasused, mis hakkasidki liikuma, olidki siis tegelikult eelkõige seotud nende pettuse maksetega. Tuleb kuskilt mingi makse, sul on pettuse kahtlus, kohe selle sama kanali kaudu siis küsid, saad selle vastuse. Et see oli see, mis nagu võib-olla ma ütleks, et võib-olla murdis jää, mida seal ei olnudki, aga mis andis kohe nagu need praktilise kaasused. Näed, siin on praktiline kaasus, hakkame kohe vahetama. Ja võib-olla minul endal oli kerge küsimärk circa aasta tagasi, et kas see tööriist jääbki nüüd nende pettuse maksetega seonduva info kiireks vahetamiseks, mis on ka hea. Aga mis kindlasti ei olnud see, milleks me tegelikult seda salvi mõtlesime. Aga õnneks see päris nii ei läinud. Jah, selle e-Eesti ja info liigutamise koha pealt, et sa mainisid küll e-maili ja ID-kaardiga krüpteerimist, mis kõlab hästi fancylt, tehnoloogiliselt. Aga just eile ühel teisel konverentsil üks inimene, kes samamoodi võrgustiku alguse juures oli ühest Eesti suurest pangast, tema kirjeldas, et füüsiliselt panga EML inimesed said tänavanurgal kokku, nendel oli mingisugune park või kuskil nad kohtusid näost näkku, kus nad siis vahetasid suuliselt infot, kuna ongi see e-maili teel, tava e-maili on okei, krüpteeritud e-mail oli jube puine, jube raske, mingid sõnumiäpid ei olnud okei
telefonidel ka ei tohtinud vahetada, saadagi füüsiliselt kokku ja siis oli alati hirm, et okei, kui ma nüüd kontorisse tagasi minnes trammi alla jään, et siis on see kogu see info läinud ja kadunud, eks ole, ja null auditeeritamine. Ja tegelikult üks oluline küsimus ka seal see, et aga kuidas sa selle nagu oma andmebaasisse paned? See panedki siis kuhugi CRM selle kliendihaldustarkvarasse juurde, et kohtusin, sain infot ja tundub usaldusväärne. Nägin unes öösel. aga jah, et see natuke edasi, ma tulen selle pettust juurde tagasi ka, aga ta ütleb, mis see AML bridge, mis on siis ütleme see toode, mida kasutatakse täna praktiliselt kõigi Eesti pankade poolt ja suuremate fintechide poolt. Teistpidi on see kommuun või see kogukond, kes selle toote ümber koos käib, on seal kohtumised, lõunad, töötoad, jagatakse infot, intelligentsi. Ja kolmas on siis see regulaatorite selline heakskiit, et ei ole saladus, et Eestis praegu auditeeritakse Moneyvali poolt, mis siis hindab, et kui tublid rahapesu vastu võitlejad me oleme. Ka sellel tasemel märgatakse selliseid initsiatiive ja loomulikult finantssektoril on, erasektoril on jube kasulik ja hea, kui regulaatorid teavad, et erasektor teeb midagi rohkemat kui see, mis nagu seaduses kirjas on kohustustena, vaid tehakse neid asju ka, mis on lubatud ja võimalikud, eks ole. Aga ütleme, see lõppkasutajatele see tehnoloogia ise, ta näeb välja nagu äpp või veebiliides, kuhu nad siis saavad sisse logida super turvaliselt. Nendel on antud ette vormid, millega infot küsida, millega saata, vastata. Need vormid on väga selgelt läbimõeldud selleks, et nad vastaksid isikuandmete kaitse nõuetele, et see igal vormil oleks põhjendatust, aga et seal oleks auditeeritavus, et kui tuleb andmekaitse inspektsioon või ma ei tea, kui klient potentsiaalne kurjategija kaebab kuskile, et kuule, minu andmeid kuritarvitati, et siis pangal oleks võimalus tõestada, et näed, me ei kuritarvitanud seda, vaid me kasutasime seda sellistel põhjustel, et see inimene tundus, et ta tegeleb sanktsioneeritud isiku raha liigutamisega, eks ole. Et see on see keerukus tuleb sellest juriidilisest maailmast, et mis nõuetele see tehnoloogia peab vastama, millistele turvalisuse nõuetele, et see ei ole, välja näeb lõppkasutajale siuke mugav äpp nagu iga teinegi, eks ole, aga seal taga juriidiline kaitse on see, mis tegelikult loeb ja mis pankadele oluline on. Ja ka küberturvalisus, et kindlasti, ütleme, ma hinges kunagi ole kahelnud, et säilib toodet, mis on nagu turvaline, aga pangad võtsid ja testisid selle turvalisuse veel enda poolt üle ka, et see on, ja ma saan aru, et olete ka veel välisaudiitorid kasutanud, nii et on nagu igapidi läbi katsutud, et ei oleks mured siis selle sama panga saladusega, mis ikkagi on oluline. Just, et seal on, kui need ohud teoreetiliselt keegi ründab, kui sul on kriitilised andmed kuskil ühes andmebaasis koos, keegi ründab, seda saab ligipääsu, eks ole. Selle vältimiseks on mõistlik need andmed üldse mitte hoida kogus, eks ole, mitte tekitada sükest andmebaasi, et sõnumi vahetamisel ei ole vaja keskset andmehoidlat tekitada, eks ole. Ja need andmetükid, mis isegi kuskil on, nad on otsast lõpuni krüpteeritud, nad on auditeeritud, pentestitud, SOC 2 ja muud audiitorid, mis peal käivad, et see on nagu see, kus tegelikult aitavad rahvusvahelised standardid, aitavad ka väiksed Eesti startup'e väga jõuliselt usalduse ehitamisel kaasa. Sest sai juba põgusalt juttu ka, et mida see tänaseks süsteem on võimaldanud, siin on üle 1000 uurimisjuhtumi, sellised uurimisfailid või sellised keerukad kaasused, mida on jagatud siis pankade vahelt kas üks ühele või ühelt mitmele. Kiirus on tohutult palju kasvanud, mahud on kasvanud, mida vahetatakse rahaliselt. Nagu Aivar mainis, et see suur pettuste laine sai sellega suuresti kontrolli alla tänu sellele, et need petturitel, nad said võib-olla inimese, kes raha küll välja petetud, aga paar panka hiljem see raha jäi kinni ja nad jäid sellest ilma, mis tõmbas selle motivatsiooni maha, mida näiteks Inglismaal või mujal siiamaani nad kannatavad meeletult selliste rünnakute all, kui nad ei ole neid kinni saanud pidama. Ja ma rõhutaks veel seda kiirus ka, et see, ütleme, et isegi kui vahest vahetati informatsiooni, siis see oli ikkagi väga aeglane protsess. Et ma ei oskagi öelda, kas see toode on nüüd nii hea või ta on uudne või milles see asi on, aga seda Messengeri, nagu mina seda kutsun, seda Bridge Messenger, et neid teatisi reaalselt AML spetsialistid vaatavad kohe läbi, et kuna seal ongi see sama oht, et sul ongi vaja võib-olla reageerida koheselt, et raha kinni saada. Ja nii nagu siin kirjas ongi, et siis see ei ole liialdus, et küsimus on nagu üksikutes minutites, mitte nagu tundides või päevades või nädalates, kuidas selle vastusega seal tegeletakse ja sisusse mindakse.
aga nüüd jõuame sinna, et miks me täna siin teile seda räägime, seda juttu kõike. Seda on huvitav teada, et see viimane punkt, et seda tegelikult Financial Action Task Force, FATF, mis on maailma riikidele standardeid kehtestav, rahapesu vastase võitluse standardeid kehtestav ja kontrolliv organisatsioon on meid märganud ja väga jõuliselt märganud ja nemad kirjutavad oma õppetunde kokku suuresti selle pealt, mida me siin Eestis oleme teinud selleks, et teistele riikidele soovitada, et vaadake nüüd, kuidas Eestis asju tehakse, te peaks ka nii tegema. Ja häda ongi selles, et see rahapesu ei ole mingi Eesti spetsiifiline asi, eks ole, et me oleme üks lüli kuskil maailma suures võrgustikus. Eile Rootsis esinedes rootslased ütlesid, et meil ei ole küll nii suur rahapesu probleeme kui teil Eestis, eks ole, et teil Eestis on see idanaaber, eks ole. Ja ma ei hakanud neid torkima sellega, et kuulge, et see raha võib-olla, mis kuskilt Balti riikidest on kogemata läbi läinud, et ega ta ei teki siin, et ta tekib ikkagi ida poole, see, mis Rootsi pankadesse jõuab, et seal on need Rootsi on samamoodi osa sellest suurest võrgustikust, eks ole. Ei no ma arvan, et Eesti nii-öelda majanduseks oluliselt teistkune välja, kui kogu see pestud rahas Eestis oleks jäänud. Et võib-olla oleks pidanud see olema siis eesmärk, mitte siis olema sild, vaid olema see, ma ei tea, tupiksild siis. Et see on see, kuidas need riigid, kes ei ole nagu üldse otseselt nagu rindejoonel, nemad tunnevad, et see raha, mis nendele jõuab, et see on juba puhas, eks ole. Ja see, mis Londonisse jõuab, see on veel kõige puhtam, eks ole. Ja tegelikult siin samas kaardi peal, et ma ei tea, Mauriitusega rääkides või Singapuri ja Hongkongiga rääkides ja muud sellised eksootilised kohad, mis on, tegelikult nad ei ole riikidena, ei ole liiga pahad. Mustas nimekirjas FATF-i mõttes, aga nad tunnetavad ja sealt nagu tundu seda musta raha. Ehk siis eesmärk on see, et see sama võrgustik, mida me siin Eestis oleme ehitanud, see toode leviks üle maailma võimalikult kiiresti selleks, et sellele kuritegevusele piiri panna. Ja see on see, kus Eesti riigi esindajad saavad meid aidata. Ja me panime kokku ka sellise, ma ei tea, lehekülje või poole leheküljelise pikkuse sellise memo, mida saate kasutada igal pool, kus see relevantne on. Aga veel kord, kuna see ei ole tavapärane ettevõttele äri, see on hästi palju seda riiklikku tuge. Meil on jube hea koostöö Eesti saatkondadega. Sama Rootsis, meil oligi Eesti saatkond Rootsis, Stockholmis korraldas kohtumise, kutsus Rootsi finantssektori esindajaid sinna kuulama, kuidas asju tehakse. Samamoodi toimub Singapuris, samamoodi toimub Londonis. Meil on vaja kohtumisi kohalike finantsjärelevalvajatega, kohalike rahapesu andmebüroodega, kohalike pangaliitudega, rahandusministeeriumitega, keskpankade EML inimestega, kohaliku meediaga, meediahuvi üles ehitamine, et samad saatkondade läbi majandusatašeedega koostöö. Et see on nagu meeletult suur võrgustik, mis igas riigis on tarvis üles ehitada selleks, et Eesti teadmist ja kogemust müüa. Samamoodi Eesti poolt meie oma riigiametnikud andmekaitse inspektsioonist, raabist, FIist ja mujalt väga hea meelega jutlustavad seda. Meie oma president Kaljulaid, kes käib ja räägib ringi, eks ole, ka temal on näiteks huvi seda juttu rääkida, mis on meie Eesti edulood ja neid inimesi on järjest rohkem, kes nagu mõistavad seda kuritegevust, kuritegevusvastast võitlust ja see, kuidas me saame seda Eesti riigina ja finantssektori koostööna, me saame seda teadmist levitada ja kogemust levitada, maailma paremaks muuta, et see on see, mis mind ja hästi palju teisi inimesi kütkestab selle juures, et see ei ole nagu tavaline ärilt ärile müük, mida ta ka on, aga selle eelduseks on ikkagi koostöö riikide vahel. Ja miks Taavi seda kõik räägib, selle ma tulen ikkagi selle enda algusjutu juurde, et see tundub nii elementaarselt ju, et pangad vahetavad informatsiooni. Enne Salve ka, tegelikult ei vahetanud. See tundub nii elementaarne, et tänapäeva infoühiskonnas seda informatsiooni vahetatakse teistes riikides ka. Ei vahetata. Ja see ongi see, miks tegelikult me räägime sellest, et ongi nagu unikaalne, et ongi unikaalne. Hollandlastel on üks projekt, mis on vist natuke rööbastelt maas, aga nad üritasid seal siseriiklikult 5 suurema pangaga mingit sarnast asja teha. Väga hästi, see projekt ei ole vist käima läinud. UK's on täiesti toimiv infovahetus nagu pettuste kohta, aga ta on hoopis teisel kujul, ta ongi sul sellisel kujul, kus ongi pangad, telekomi ettevõtted ja teised sellised, kes siis ütlevadki mingi hetk, et näe, minu see klient siin jäi millegiga silma ilma midagi sisse panemata, mis see põhjus oli ja siis ongi selline andmevahetus, mis käib, aga midagi sellist, kus siis tegelikult üks pank saadab kas ühele pangale või konkreetsetele pankade gruppidele
informatsiooni, ka läbi küsimuse, et ta küsib ja saab ka ju tegelikult, mõlema pooled saavad seda informatsiooni. Pluss veel rõhutaks üle veel seesama, et kogu see community, mis sinna juurde tekib ja kõik see infovahetus läbi nende töögruppide asjade. Aga see toode täna on ikkagi unikaalne. Et see tundub nii elementaarne, mis see asi on, turvaline messenger, ei ole ju teema nagu tegelikult, aga päriselt on, et nii naljakas kui see ka ei ole, see on päriselt teema. Ja täna Eesti saab, miks ongi see FATF on, tema kirjutab nagu rahapesu tõkestamise piiblit. Euroopa Liidu direktiiv võiks olla 100% FATF-i tekst, aga nagu mõistlik ka võib-olla, et Euroopa Liit mõtleb, et ei, ma ikkagi natuke panen ise ka juurde, et ei saa päris kopeerida ka. Ütleme 85% Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiividest on FATF-ist ja natuke siis on endal ka pandud. Ja kui see FATF huvi tunneb, see on nagu, ma ei oska nagu rohkem võib-olla näiteid tuuagi häid, aga selliseid asju ei ole lihtsalt. Sellist toodet täna turul ei ole. Ja muidugi Taavil on siit võimalus kogu see turg haarata. See on nagu ühelt poolt, aga teiselt poolt nagu minu mätta otsast, mis nagu võib-olla selle nii-öelda tarbija seisukohast ei olegi küsimus selle salvis, vaid tegelikult see ongi see, et seda on võimalik teha Euroopa Liidus, kus ongi see sama õnnetu GDPR, minu jaoks õnnetu, kuna ta takistab väga palju asju mõistlikult ajamast, kuigi tema eesmärk on hea, aga nagu selle sama eelnevast jutust, et ongi, et sul ongi küsimus, et keda sa siis rohkem kaitsed ja mida see siis pidurdab, nagu paratamatult ongi igal asjad plussid-miinused. Et selles GDPR-i raamistikus on võimalik sellist asja teha ja tegelikult see, mis täna valmis on, see on tegelikult alles väike osa, et see, mis me nagu kujutame ette, et mis need järgmised sammud on ja kuhu see üldse teoorias võiks veel minna, need on hoopis midagi veel suuremad kui see tänane töös olev asi, et kus me vahetamegi nagu informatsiooni. Et ta on kindlasti unikaalne asi, ta on väga potentsiaalikas asi ja selles mõttes, et kui tahta seda Eesti eduloona müüa, siis ma arvan, et seda on tegelikult väga lihtne teha, kui tahta. Just see lihtsus on selles mõttes nagu oluline, et kui panete ennast 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, kui meil oli ID-kaart, me levitasime seda ID-kaardi kogemust, e-maksuamet, mida me siiamaani levitame, e-residentsus, eks ole, et ilmselt olete näinud ja kuulnud, kui raske, jutustada on neid ka lihtne ja äge, aga tegelikult kui raske on teistel riikidel Eesti e-maksuametit ei võta copy-paste'iga, ei installi, ei pane uuesti käima, eks ole, või sama e-residentsus või ID-kaardid, eks ole, et seal on tohutult suured keerulised protsessid, et need käima tõmmata, midagi õpitakse meilt. Siis antud unikaalse, klassikaline PPP ettevõtmine, eks ole, seal ei ole selliseid takistusi, et seda, kui te räägite sellest ja keegi tahab kasutusele võtta, siis see ongi võetav, ma ei tea, päevade, nädalate, kuudega kasutusele, et see ei ole mingisugune kogu riikliku infrastruktuuri ümber kirjutamist ja nõua, eks ole, et selles mõttes seal on nagu seda potentsiaali ka eeskujuks olla, mitte ainult jutuna, vaid ka tegudena on hästi palju. Okei, aga me oleme siin reklaamijuttu jäänud kõvasti, et paar minti aega võib-olla. On küsimusi? Mul endal, siin on väga hea. Tere, Keidi Välba ettevõttest Actors. Mul on selline küsimus, kas ma saan õigesti aru, et sisuliselt on pankade vahelise XT-ga tegemist? Kui niimoodi brändida, siis võib nii öelda küll, jah, et kindlasti saab seal paralleele sarnasusi ja erinevusi tuua. Sa rääkisid siin ka blockchainist vist midagi, et midagi on seal timestambitud ja mingisugused osad. Et mulle nagu seda juttu kuulates väga tundub, et see on sarnane lahendus, ehk siis nagu XT, mis on pandud siis pankade vahel tööle. Ütleme jah, XT-st on selles mõttes, ei ole neid puudus, ütleme XT puhul sa ei saa, sa pead olema nagu, sul peab olema Eesti ID isikukood, eks ole näiteks, või ütleme, sa pead olema mingisuguse infrastruktuuri osa selleks, et liituda XT-ga või sellest, et kasu saada. Antud juhul ta nagu avatud platvorm selles mõttes, et sa ei pea olema, sul ei pea olema Eesti äriregistrisse pank registreeritud või sul ei ole ID-kaarti selleks, et liituda või sama see näide. Aga see sama funktsionaalsus mõttes ma arvan küll jah, et sul ei ole keskset registrit, et kunagi Eestil oli ka see valik, et kas me teeme nagu superandmebaasi või me ühendame andmebaasid ja siin on tegelikult siis ei ole otseselt just andmebaasid ühendatud, aga ütleme, seal on see inimfaktor ikkagi vahel, aga põhimõtteliselt küll jah, sul on ikkagi igaüks on oma andmete omanik ja see info liigub siis niimoodi, et ta keskel kokku jää. Et selles mõttes on ta küll jah, väga hea paralleel.
mul on veel paar küsimust, et üks on see, saate siis hiljem korraga vastata, et üks on see, kas te kliendi nõusolekut üldse küsite ja teine, et siin on olnud varasemalt probleeme, et pangad ei julge teha kontosid avada e-residentidele, kuna nende tausta ei ole võimalik kontrollida, et kas selle lahendusega saab ka seda probleemi likvideerida või pigem saavad infot vahetada ainult need pangad, kes on selle süsteemiga liitunud, et kui see e-resident on kuskilt Indiast pärit, et siis me tegelikult ei saa ikkagi tema tausta kontrollida. Ma alustan võib-olla, et see, kui te mõtlete, et need probleemid, mis e-residentidel on või mis teil on, ma ei tea, oma kontot avades kuskil või firma kontot, et need puudutavad seda, et kuidas nagu heade kasutajate isikuandmeid kontrollida, kui lihtne või keeruline see on. Sellega otseselt see Bridge ei tegele. Bridge tegeleb sellega, et need kasutajad, kes on kahtlased võimaliku rahapesu tegijad, sanktsioneeritud inimesed võimalikud. Eks seal on mingisugune juriidiline alus käsitleda neid kui kõrge riskiga või kõrge kahtlusega riskantseid kliente ja sellest tulenevalt, ütleme see hulk õnneks on hästi väike, võrreldes kogu kliendibaasiga, eks ole. Teistpidi seda ei saa rakendada väga efektiivselt nagu heade klientide kogemuse parandamiseks, sellepärast, et see fokuseerib nagu nendele mitte halbadele, aga kahtlastele, eks ole. No siin võib-olla üks koht, ma täpsustaks juurde, ongi seesama sanktsiooni teema, kus tegelikult tihtipeale võib-olla see baasküsimus ongi see, et me näeme vastaspanga makset, aga me näemegi ju nime ja kontonumbrit. No Eestis näeme nime tegelikult keskmisest Hollandi pangast me näeme võib-olla A. Paul, mitte Aivar Paul ja sama teema on Iiri pankadega tihtipeale või ongi mingid joint account'id, et Mr. ja Mrs. Paul näiteks kannavad raha, konto nimi ongi Mr. ja Mrs. Paul ja tegelikult ma ei tea, kes need taga on, aga see Paul annab näiteks selle sanktsiooni vaste, et siis et ka tänane Bridge'i üks funktsionaalsus on see, et sellisel juhul ma küsin küll, et ma tahaks täisnime ja sünniaega. Et see funktsionaalsus on juba seal sees, aga see eeldab ikkagi jah, et sul on nii-öelda see keegi teisel pool seal olemas, kelle käest seda küsida. Et kui India riik võiks siin otsa tulema, miks mitte muidugi. Ja kusjuures see on nagu, kui tulevikku minna, see on tegelikult üks idee, mida me tahaks, seda funktsionaalsust saaks nagu täis automatiseerida. Et täna me kasutame seda nagu stand-alone veebilahendusena, aga tegelikult väga selge unistus on ikkagi see, et teatud funktsionaalsus on integreeritud, et sul ongi sellise makse puhul, et sa ei hakkagi sinna Messengeri midagi panema, et teatud maksete puhul, et samad päringud teeb ta automaatselt ära täisnimi sünniaeg paluks ja teine osapool, kui on ka integreeritud, saadab selle automaatselt vastu ka, et sul jääb kogu see kommunikatsioon ära, mis tavaliselt võtab nädal aega üldjuhul, et kui sul seda käimas ei ole sellisel kujul. Ja kliendi nõusolekut ei võeta, sellepärast see on ikkagi jah, et see on ikkagi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, ehk see on see avalik huvi ületab seal nii-öelda selle erahuvi ja sealt tulenevalt siis ikkagi see kogu see rahapesu tõkestamise sammud, mis sa teed, ongi seotud ikkagi siis kaitstud selle konfidentsiaalsusega, mis muidugi ei välista seda, et nagu ka enne öeldud, et mingis situatsioonis võib kohtusse jõuda, siis sa pead selle informatsiooni nagu esitama kohtule, aga jah, seda nõusolekut ei ole vaja. Aga ma kardan ka, et seda e-residentsuse teemat sellisel kujul ei lahenda, välja arvatud, kui ma ei tea, mingis situatsioonis, kui e-resident on juba kuskil finantssüsteemi osa ja siis sealt on võimalik nagu mingit osa üle kinnitada, aga see oleks nagu natuke uus funktsionaalsus juba aga põhimõtteliselt võiks nagu edasi mõelda selle peale. Aga jah, et siin täna seda lahendust ma ei näe nagu kohe lähiajal siin. Tahtsin ka küsida, et kes see üks pank või paar panka Eestis on, kes ei ole veel liitunud? See vist on avalik info, ma arvan. No, yeah. Holm pank olete kuulnud. Yeah. Haapsalus on näiteks, kes veel ei ole, aga ma arvan, et ega ülejäänud vist on kõik. No küsimus ongi selles, et 5 panka omab mingi 95% pangandusturust ja ma nüüd täpselt protsenti ei tea, aga ma arvan 99% maksetest on ka kaetud sellepärast, et kui me räägimegi osadest väikepankadest, siis neil on küll panganduslitsents, aga nad ei paku arveldusteenuseid, mis üldjuhul võtab juba selle suure riski maha, et tegelikult see põhirisk ikkagi tuleb raha liikumisest, mitte näiteks nagu ma ei tea, depo sisse, depo välja, siis see rahapesuriskid on väiksed ja laenuga on ka väiksed, nad on olemas, aga see põhirisk on maksete puhul ja ma arvan, et maksed peaks, kas ta 100% on, aga ma julgeks arvata, pangandussektori puhul on 100%. Aga küsimus pole pankades enam, me näeme ju igalt poolt, et ma ei tea, kellel on Curve'i kaart, teil on, kellelgi ei ole, keegi kasutab PayPali teenuseid,
keegi kasutab TransferWise'i teenuset, Revolut, N26. Tegelikult minu väga enda isiklik soov on, et kõik need asutused peaks ikka sinna juurde tulema ja arusaamine, kus kohas vajadusel arusaamine, et sa saad seda informatsiooni kontrollida, sa saad kahtlusi kontrollida ja võib-olla siis tegelikult see next level ikka ongi see, kus ka riik saab teatud juhul järgi tulla. Sest mõtleme ikkagi tagasi nüüd natukene selle kuidas tegelikult meil täna politsei menetleb, miks meil on nii vähe kohtuasju ja miks nad jõuavad hiljem. Täna menetletakse Danske asja, täna menetletakse Swedi asja, nad arutavad asju, mis on toimunud 10 aastat tagasi sisuliselt samal ajal, kui maksed liiguvad sekunditega. Ja see ongi see, et tuleb üks makse kahtlane, pank teeb teatis, ainult tema näeb seda kahtlast tehingut. Rahapesu andmebüroo seal uurib, analüüsib, nädala pärast jõuab, et jama küll. Et tuleb ikkagi küsida Saksamaalt, läheb N26 näiteks, et kas nemad teavad seal midagi, et kes see klient on ja mis see kliendi tunne on. Tehakse õigusabipalve päring, tegelikult ei ole, politsei saadab õigusabipalve kriminaalmenetlus, rahapesu andmebüroo saab otse saata. Aga lõpuks jõuabki kriminaalmenetluseni ja siis ongi õigusabipalved. Keskmine õigusabipalve täitmise tähtaeg, vähemalt siin mõnda aega tagasi oli kuskil 3-6 kuud. Selleks, et saada teada, mis sellest rahast edasi sai Saksa pangast. Saksa pangast saad teada 3 kuu pärast, et see raha liikus 10 sekundi pärast edasi Itaalia panka. Siis sa teed Itaaliasse õigusabipäringu, saad 3 kuu pärast heal juhul vastuse, et sealt see raha liikus samal päeval kuhugi Itaalia teise panka. Ja nii ta asi on ja sellepärast ongi see asi 10 aasta pärast kohtus, et tegelikult see info tuleb kuidagi kiirem liikuma saada. Tegelikult me teeme siin nii-öelda baby steps, et saada nagu pangad oma vahel tööle. Ja siis ongi see, et kui 10 aastat tagasi politseil oli kahtlusalune, teavad, et väga suur rahapesi on. Mis sa teed? Saadad kõikidel pankadele päringu. On teil see isik kliendiks, kui on, saadki konto väljavõtted või seotud isikute väljavõtted. Saad kätte, saad finantspildi kätte. Täna sa teed päringu, sa ei saa seda pilti kätte, sest tal ongi Revolut, tal on kõik muud asjad, aga kui sa istud Eesti rahapesu andmebüroos, sa ei saa saata, et ma saadan kogu maailma sellistele asutustele päringud. Juriidiliselt ei saa ja ta ei ole ka füüsiliselt võimalik. Aga siin ongi vaja, et tehnoloogia tuleks appi, sest me võime tegelikult pankade poole pealt 100 imet ära teha, aga lõpuks ikkagi need päris kurjategijad peab ikkagi politsei suutma ka mõistliku ajaga kohtu alla saata. Üks huvitav see sama su küsimus, et kui palju Eestis pankasid on liitunud või kes ei ole veel liitunud, tegelikult on näidanud ka seda, et kuidas viraalselt on võimalik kasvatada mingit toodet või liikumist, kui te mõtlete erakliendi äppide peale Skype, kuna kasvas meeletult kiiresti Facebook, ma ei tea, ülikooli kaupa, et hästi kiiresti kogu ülikooli levis, eks ole. Et arvatakse, et ettevõtlussektoris, eriti pangandussektoris ei ole siuke asi võimalik, kus nii viraalselt ja kiirelt kasvab, eks ole. Antud see sama Eesti kogemus näitab seda, et 0-99%-ni pangandusmahtudest asi liikus 6 kuuga kasvas, eks ole, et vabatahtlikult keegi ei käskinud, keegi ei ähvardanud neid trahvidega. Kuna vajadus oli, siis see viraalne kasv, üks soovitas teisele, teine soovitas kolmandale, üksteiselt saadi julgust, et see on pangandussektoris võimalik. Mina oleks seda aasta tagasi kindlasti ma uskunud seda, ma arvan, et iga pangaga me kulutame aasta selleks, et üldse julgustada, eks ole. Et see näitab seda, et kui oluline tegelikult on see infovahetuse vajadus. Ja loomulikult uutes riikides uuesti nullist üles ehitama hakata need võrgustikke, esimesed 2 julged pardale saada, see on väga suur töö, aga järgmised 20 on jälle tohutult palju lihtsam, eks ole, et see on hästi huvitav õppida. Siin peakski loogika järgi peakski tekkima efekt, et kui sa ei ole liitunud, sa jääd millestki ilma, sa oledki halvemini kaitstud, sul on suure tõenäosusega, sul on kehvem kontroll oma kliendibaasi üle ja sul on suuremad avatused riskidele, et see, ma arvan ka Eestis oli see, et saadi aru, et pagan nad vahetavadki selle infot, ja pagan, me ei saada ju tegelikult neid krüpteeritud e-maile, et kaotada on nagu väga vähe. Kõik popid poisid olid juba klubis ja siis tüdrukud tahtsid ka tulla või vastupidi, et toimis. Mul on ka üks küsimus esitluskeskusest, olen tea. Millal Wise liitub siis? Töö käib selles suunas. Seal on, seda peab neilt küsima. Aga see on see finantssüsteemi ja finantsmaailma võlu ja valu, et see on hästi tugevalt integreeritud. Ütleme, kui te mõtlete, kuidas Wise tegutseb, tal on hästi palju partnerpankasid üle maailma. Nüüd iga see partnerpank on kuidagigi või mingit pidi püüdnud selle infovahetuse vajaduse oma mättaotsast natukene ära lahendada. See on hästi ebamugav, logiseb, aga ikkagi see toimib ja Wise'i tööprotsessid on üles ehitatud nii, et kuidagi nende partnerpankadega seda suhtlust üleval hoida. Nüüd Wise ütleb, et kui te enamikku need pankadest katate, me hea meelega tuleme, eks ole. Aga nendel juba raske on olla see esimene oma sellest suurest võrgustikust. Et siin, kui mõni Eesti pank Wise'iga koostööd teeb,
ja Eesti Pank ka bridži kasutab, et see on super, aga Wise on juba nii meeletult suur ettevõte, et see üks väike Eesti Pank tegelikult Wise'i kogu pangandusportfelli mõttes on ikkagi, ei ole nii domineeriv, et see oleks piisav põhjus, et see ongi see, et on vaja selliseid nagu neid igas võrgustikus on need sellised super influencerid ja super mõjutajad, keda on vaja ka finantsmaailmas nagu lihtsalt üles leida ja neid enda pardale saada. No mina kõrvalseisjana näen seda väga lihtsasti, et oleks lihtsalt selle Eesti jupp käima saada. Olgu, et see on nagu olematu protsent võib-olla kõikidest võimalikest vajalikest infovahetustest, mis neil Eesti sees oleks. Aga kui nad saavad selle kasutusmugavuse kätte, siis nad lähevad ise oma partnerpankade juurde, ütlevad, kuulge, te ei pea seda installeerima ka kuhugi, et võtke kasutusele. Ja nii ta võiks minna tegelikult. Jah, töö käib. Ja, mul on tegelikult 2. Kõigepealt üks, et eesmärk, nagu ma aru saan, on Eestist, niikuinii on Eestist välja minna. Aga kui reaalne see üldse on, et jõudagi sinna, et nüüd kõik maailmade pangad ja kõik muu selline, et kas seal on mingi selline piir on ka justkui ees, et sinna läbi selle Messengeri nagu seda kutsusite, et siin on lihtsalt lähme lõhki. Kas üldse selline mingi moment on nagu kuskil ees ka või? Ei ole, mingit piiri ei ole selles mõttes. Selles, kui andmeid nagu ei hoita kuskil otseselt, nagu ma aru saan, eks ole, et lihtsalt on nagu vahetus. Et tehniliselt ei ole kindlasti mingit piiri, et see, ma ei tea, maailmas on 20 000 panka suurusjärgus, pluss veel terve rida fintech ettevõtteid, et 20 000 ettevõtte kliente endale saada, see ei ole mingi suur asi. See info, mida nad vahetavad, me ei räägi sellest, et me hakkaks kõiki pangatehingud, mis üle maailma toimub, kõiki kaarditehingud hakkaks valdama. Ikkagi see puudutab väga väikest protsenti võimalikke halbu kliente, halbu inimesi, eks ole. Mahtude poole selle küsimus. Küsimus on see, et kas me suudame tegelikult nendes olulistes finantsriikides ennast käima tõmmata. Ja nii tiimi sees meil on, ütleme, Salvis sees tegutseb 50 inimest, on tööl, pluss veel see kommuun, Eesti kommuun, kes meil siin ümber on, kes tänased kasutajad on, nad on ise, kõik usuvad ja näevad sellesse, et meil õnnestub see asi. Ja nad töötavad ka oma partnerpankade suunas, pangagruppide sees, et seda levitada. Ma ei tea, meil on klassikaline startup, on terve hulk investoreid, kes ei investeeri selleks, et me Eestit ja Baltikumi aitaksime, nad investeerivad järgmisesse ükssarvikusse täiesti kindlalt. Nendel ei ole nagu väiksemaid ootusi ja selle eelduseks on see, et me selleks, et ükssarvikuks saada startup, et täiesti rahulikult meil on vaja see Euroopa 10 000 panka nagu ära katta ja sellesse nagu usub väga palju nagu nii crime fighting eksperte, tehnoloogia inimesi kui ka siis nagu riskikapitaliste, kes võtavad selle riski endale sisse, eks ole. Et selles mõttes minul ei ole kahtlust, et me selle suudame teha järgmise 5 aasta jooksul näiteks. Ja, ma näen siin ühte suurt konkurenti, mitte ühte, vaid mõnda. Ja ma mõtlen eraettevõtteid. Tegelikult meil ei oleks Salvi toodet vaja üldse. Sellepärast, et minu hinnangul see funktsionaalsus peaks olema maksesüsteemides sees. Aga seda seal ei ole ja ma ei näe, et see ka tuleks. Sellepärast, et kõik on kuulnud Swift äkki, et need suured rahad ja väljaspool Euroopa Liitu kõik rahad liigud Swiftiga. See on nagu totaalne kiviaeg, et see on nagu Telegrami süsteem ja hobustega seda infot ei saadeta, aga peaaegu. Seal sees vähemalt on mingi standardiseeritud infovahetus, aga mitte selle jaoks, milleks nüüd see bridge on tehtud. Samas me tuleme sama välkmakse juurde, et see sama meil raha liigub siin, tehniliselt liigub siin, peaks liikuma alla 20 sekundit, 10 sekundit välja, 10 sekundit sisse. Ja selle süsteemi sees ei ole üldse infovahetust. Näiteks ongi see, et kui sul tuleb selle süsteemi sees, tuleb see sama Hollandi panga makse, kus ongi nime asemel on mingi jama kirjas. Ja mina Eesti pangana tahan nüüd teada ikkagi, et kes see klient teil on, mis see nimi ja sünniaeg on. Mina ei saa selle süsteemi sees seda päringut saada. Swiftis ma veel saaksin saata. Samas Euroopa süsteemi sees ma ei saa seda päringut saata. Ja ma peangi minema selle panga kodulehele või Bankers Almanac, mis on selline nagu siis Directory of Banks tüüpi asi. Et ma lähen, otsin nende mingi üldmeili ja hakkan seal kirjutama, hakkan otsima kontakte, kui mul neid ei ole. Et see on täiesti absurdne. Tegelikult see baastase see kõik peaks olema maksesüsteemide ja funktsionaalsuse osa ja seda ei ole. Et ma arvan, et see Taavi kõige suurem konkurents ongi see, kui mingi ime läbi need maksesüsteemid peaksid nagu jalad kõhvalt välja võtma ja tegelikult kõik selle funktsionaalsuse endale sinna tootesse sisse ehitama. Aga ma tõesti näen, et see juhtumus oleks.
ja teine küsimus, et üks asi on see, kui siin Eesti legislatsioonis vahetada neid andmeid, aga kui keeruline või on seda teha siis riikide vaheliselt, et kas nende erinevate seadused asjad kuidagi mõjutavad protsesse, muudavad pikemaks või on suhteliselt sama seis nagu on Eestis nagu lihtsalt? No siin ma alustan võib-olla sellega, et siin on nagu kaks asja, et rahapesu direktiiv on üle Euroopa Liidu ikkagi üpris sarnane, et see põhimõte nagu ikkagi ideena on seal kirjas, kuigi ta on üpris hägune jätkuvalt. Et see on nagu üks pool, teine pool on see, et GDPR on ka sama, et juhul kui ta Eesti GDPR-iga on kooskõlas, ta peaks teoorias olema teiste riikidega ka. No kindlasti mingites riikides erisusi, ma ise näen suure plussina seda, et enamus kaasuseid tänasel päeval, ma räägin, tegelikult mõtleme, oleme täitsa alguses alles siin ikkagi jätkuvalt, et see, kuhu sellega minna võiks. Tänased enamus kaasused on ikkagi see, kui sul on ka side kahe panga vahel ka olemas. Et siis ei tohiks mitte mingil juhul küsimustki olla, kui on liikunud raha või kui ongi seos, et ongi siin pank A klient ja pank B klient ja siin on side, siis teoorias ei tohiks olla küsimust. Küsimus võiks olla siis, kui tõesti seda sidet ei ole. Aga jah, ma iseenesest nagu suur probleemi näe, aga paratamatult on ka nagu Eestiski, et kui sul on 2 juristi, siis on 3 arvamust, et eks ülilihtne ei saa olema, ma arvan. Just see ongi see põhikeerukus, et seaduslikult on see lubatud, kuna läänemaailm jälgib sama õigusruumi suuresti, eks ole. Aga saatana detailides ja tõlgenduses, ja kui sul on finantsmaailm, nagu ka tervishoiumaailm ja muud, mis enamasti toimib läbi kohustuste, et sa pead tegema mingit kontrolle selleks, et compliant olla. Ja siis keegi tuleb lähenemisega, et sul on võimalus teha ka midagi rohkemat. Siis selle peale nagu enamuse inimeste ühe jookseb kokku, eriti juriidilistes osakondades, andmekaitse tiimides. Et mis mõttes, et me ei peagi tegema, aga te tahate teha, et lolliks teinud, eks ole. Ja sellest nagu ületada, siis otsitakse vastu argumente, et miks meie seadus ei võimalda seda teha või seadus ei kohustu seda teha, et ärme siis tee, eks ole. Et eks siis seesama see 3 arvamust ja 2 juristi, et see tõlgendus ja inimeste veenmine, psühholoogia on seal taga palju keerukam kui see karm juriidiline jah või ei vastus. Mul tuli tegelikult üks küsimus veel. Ennem ja mainisite, rääkisite automatiseerimisest, et ühel hetkel võiks see kõik automaatselt toimuda. Aga kuidas on, võib-olla see on minu arrogantsus, et ma ei ole päris teadlik, et kui nüüd keegi pangas märkab, et midagi on kahtlast, et kas tõesti inimene siis nagu inimene teeb selle märke sinna ja siis tuleb see nüüd, läheb see edasi kontrollimisele kuskile panka, et mis teil seal toimub või ongi, et automaatselt toimub pangas, mingi linnuke läheb põlema kuskil ja siis see päring läheb nüüd edasi sinna. Kuidas see nagu üles ehitatud on? No siin ilmselt on väga erinevaid võimalusi. See, kus ma näen just nii-öelda selle juura poole pealt, mida saab kohe teha, on see sama sanktsioonide päring. Et siin ei olegi vaja sul seda kahtlust. Sul ongi see kahtlus tekib sellega, et sul on väga sarnane nimevaste või ongi 100% nimevaste. Ja sa tahadki sünniaega ja seda, et sa kontrollid seda, et kas sa nüüd pead seda makset üldse, kas sa pead seda külmutama või sa pead selle peatama või on see makse lubatud. Et selle baasi jaoks seda saab täis automatiseerida. Siin nagu ei tohikski ühegi riigi õigusruum nagu kuidagi vahel astuda, et see on täiesti kindlasti automatiseeritav, et pigem ongi tehnilise integratsiooni küsimus, kuna siis juba ennem ei ole ju Messengeri küsimus, vaid sa pead integreerima selle, kas siis oma selle screeningu süsteemiga, mis seda nime screenimist teeb, või siis maksesüsteemiga, ta peab olema integreeritud. Aga tehniliselt seal ei ole probleemi see täis automaatselt ehitada. Kui me räägime nüüd sellest, et meil on nagu rahapesu kahtlus, siis siin ma julgeks arvata, et lähima 5 aasta jooksul siin inimfaktor on mööda pääsmatu. Võib-olla kunagi tulevikus me suudame ka need masinad nii targaks viia, et saab ka teatud tasemel rahapesu kahtlusi kuidagi poolautomaatselt menetleda. Aga see kindlasti täna ei ole kohal veel. Ma seda täiendan omalt poolt, et sa ütlesid, et su küsimus võib arrogantne olla, aga tegelikult ütleme väga enamus maailma suurpankasid, kogu see protsess on väga arrogantne seal sees, et seal on inimesed, kes teevad need samu sanktsioonikontrolli, seal on tuhandeid inimesi, kes lihtsalt toksivad mingisugused alerte kinni täiesti tuimalt. Siin samas Ülemistes istub ühe suure Skandinaavia grupi, kelle panga nime Eesti turult ei leia enam
Neil on sadu inimesi, kes vaatavad ja klikivad neid nimesid ja sünniaegasid ja kõike. Et see on nagu täiesti uskumatu, eriti praegu, kui see sanktsioonide koormus on kasvanud, nad varbavad kõiki, kes üldse suudavad arvutadaga istuda, eks ole. Et siis küsimus selles, et mida me seal automatiseerime, et loomulikult meie süsteemi saab automatiseerida, aga tohutu, meeletu inimressursi raiskamine, mis toimub, eks ole, selles eelnevas protsessis. Aga teine on seesama see, kui me räägime siis intelligentsest, uute kahtlaste juhtumite otsimisest ja protsessimisest, et see on nagu selline, nagu ma ütlesin, see uurijatöö või James Bondile lähenemine, et intelligentsed inimesed mõtlevad, uurivad mingeid linke, joonistavad mingeid skeeme kokku. Ma olen ise kõrvalt näinud Transferwise'is töötades, kui põnev see oli, ma ei tea, mingid suured, ma ei tea, A4-d, et 2x2 skeemid, mis joonistati välja, kus olid erinevad osalised kliendid, erinevad finantsasutused ja siis ütleme selle intelligentsi pealt nagu saata mõned küsimused või hoiatused teistesse asutustesse, et see automatiseerimine, see on see ka maitse asi, vajutan nuppe läks, eks ole. Aga see keeruline töö on ikkagi inimintelligents ja seda, millal see kunagi arvutid AI-d nii targaks saavad, et sinna see on üks valdkondi, kus tegelikult inimintelligents domineerib veel päris pikalt arvuti intelligentsi üle, täiesti kindlasti. No ja kahjuks Euroopas eriti, et mis AI viimane konverents oli, kus siis rahvusvaheline, kus siis ongi näha, et Hiina läheb kõvasti eest ära, Ameerika teeb suuri samme ja siis mida Euroopa esindajad suutsid öelda, et selles valdkonnas me veel väga tugevad ei ole, aga me võime aidata teil reeglid välja töötada selleks. Mis on see takistus ja mis pärsib Euroopat siis võrreldes Hiina või USA-ga? Ma ei tea, äkki sa Taavi oskad rohkem vastata isegi, aga mul on tunne, et ma ei tea, ma julgeks ainult niimoodi hüpoteetiliselt pakkuda, et me ei näe seda suurt vajadust täna ilmselt Euroopa pinnalt ja meil on natuke vähe kompetentsi vist ikkagi selleks, et ja me ei panusta nagu teadlikult, et sama Hiina näide, et nad ikkagi riiklikult panustavad sellesse ja see lähenemine selle koha pealt teistsugune. Ainult väga kurb ongi see, et põhimõtteliselt Euroopa ütlebki välja, et me võime teile järgmise nii-öelda GDPR-i välja pakkuda sellele valdkonnale, et me aitame reguleerida, et see on nagu meie tugevus. Minu meelest natuke piinlik, aga nii ta kahjuks on. See ei ole ka minu meelest seotud üldse rahapesuga, see on Euroopa struktuuriga laiemalt sama nagu selle tervise health tech'i diskussiooni lõpus oli küsimus, et miks Euroopa ja USA ja Jaapani vahel, et Euroopas nagu me omame klientidena või inimestena omame andmeid, mis on tohutu luksus, eks ole. Teistpidi nagu see teeb kogu seda tehnoloogia ja juriidilist sektorit palju keerulisemaks ja selle tõttu USA ja Hiina lähevad eest ära, kuna nemad suur vend jälgib kõiki ja mulle ka ei meeldiks see, aga ütleme, see on see diskussiooni koht. Rahapesu tõkestamise maailmas, compliance maailmas ma olen näinud hinnanguid, et kogu maailma finantssektori kulust, et kogu kulu on siin 150 miljardit, siis 150-st 100 juhtub Euroopas. Et tänu sellele, et see Euroopa õigusruum on kõige keerukam ja eri riigid ja eri nõuded, et ülejäänud maailmas on nagu kolmandik sellest kulust, mis nagu Euroopas on või kogu maailma kulust, et see on nagu, ma arvan, et neid valdkonda veel palju teisi ka, kus me tegelikult Euroopas oleme ennast üle reguleerinud selleks, et riikide erinevusi hoida, selleks, et inimeste vabadusi hoida, aga sellel on oma hind, eks ole. Nii, aga ma tõmbaks varsti vaikselt kokku, et muidu me siin olemegi 5, aga võite vabalt siin neid vestlusi jätkata. Suur aitäh teile!